Lumi on sulanud ja jaanid on peetud, aga puugid ei oota ühtegi tähtpäeva ja sel aastal on juba näha, et puuke on jälle järjest rohkem ning neid ei leidu mitte ainult metsas, vaid tegelikult ka siit linna keskelt. Kohe kevadel varakult tulid juba järjest mitu puukborrelioosi väga ilusa selge leiuga, et võib-olla natuke varem kui harjunud oleme ja see aktiivsus on näha, et kestab praegu ikkagi edasi. Kui hulluks võib üks puugihammustus kujuneda, rääkis mulle Hendrik Salum, kes 2022. aasta suvel enda nahal puukentsefaliiti kogema pidi. Kui mehel tekkis tugev peavalu, topeltnägemine suundus ta EMO-sse. Sealt edasi läks siis niimoodi, et kõigepealt kadus vasaku jala üle kontroll ära, siis kadus vasaku käe üle kontroll ära, siis tekkis näonärvi parees, et ma ei saanud näiteks silmalaugusid kinni panna. Ja siis oligi see tunne, et huvitav, kus see nagu lõpeb. Jätkusid mitu kuud haiglaravi ja võitlus selle nimel, et saada tagasi enda nii-öelda tavaline elu. Puukentsefaliit on haigus, mis võib rünnata inimese ajukelmeid ja aju ja võib kulgeda väga raskelt ja võib jätta elukestvad tüsistused ja nende vältimiseks on vaktsineerimine ainukene viis sisuliselt. Soovitame vaktsineerida kõikidel inimestel, alates esimesest eluaastast saavad ka vaktsineerida lapsed. Terviseameti andmetel on näha vaktsineerimise langustrendi. Nii olevat end viimases 2 kvartalis vaktsineerinud poole vähem inimesi kui mullu. Revaktsineerimisel ollakse veidi aktiivsemad. Seejuures on vaktsineerimiseks võimalusi erinevaid, näiteks külastades arsti või apteeki. Apteekides on ajad suhteliselt täis olnud ja inimesed tunnevad huvi, tulevad, teevad oma kordusvaktsineerimisi. Et võib-olla mõnevõrra on number väiksem, kui vaadata statistikat, aga põhjuseks seal kindlasti võib olla ka siis vaktsineerimisskeemi muutus. Et alates sellest aastast siis noorematel kui 50-aastastel on revaktsineerimine, alates teisest revaktsineerimisest 10 aasta tagant, et enne seda oli ta 5. Paljud jooksevad puuki nähes kohe spetsialistide juurde või EMO vastuvõttu. See aga ei ole vajalik. Mida rutem puuk eemaldada, seda parem. Järelikult tuleb ise eemaldada. Ja seal ei ole mitte midagi keerulist, puugist kinni ja naksti välja. Ei pea hakkama keerama, ei pea hakkama väänama, ei pea hakkama, kui olete keset metsa, ei pea ootama, kuni desoaineni jõuad või midagi. Võtad puugist kinni, võtad naksti välja. Kuidas ma tean, kas tõmbasin välja haigust kandva puugi? Puukid on putukad ja see on üsna tavaline, et puugi hammustus kohale tekib selline putuka hammustuse, selline nagu väike punn, umbes sõrmeotsa suurune ja see on üsna tavaline ja see on okei. Aga kui sealt see punane laik tekib ja laieneb ja on üle 5 sentimeetri või on juba üle poole keha, siis me saame kohe diagnoosida puukborrelioosi ja see on haigus, mis vajab ravi. Ja kui on puukentsefaliidiga see puuk olnud, siis seal tuleb jälgida enesetunnet kuskil 1-2 nädalat, et kui siis tõuseb palavik, tekivad sellised üldised gripilaadsed nähud nagu liigese, lihase valu, haige olemise tunne, siis see võib olla viide, et on puukentsefaliit käimas. Olin kuulnud, teadsin, et on hirmus asi, aga ikkagi kuidagi nagu inimlikult loodad või arvad, et eks ta minust mööda läheb. Aga need ei läinud. Kas te olite vaktsineeritud? Ei olnud ja see on küsimus, mida ma siiamaani endalt aeg-ajalt küsin, et mis ometi mind takistas. Et nüüd seda nagu läbi tehes, ma arvan, et see on asi, mida maksab kindlasti vältida, teha kõik endast olenev, et seda haigust mitte saada.